mehed, kes 170 sentimeetrit pikad. Olen 170 sentimeetrit pikk mees ja suht võimatu õnnestuda kaaslase leidmisel. Tinderis olen jooses juba aus, et lisasin pikkuse biosse. Pole lööki GG. Väljas käis ka astun gruppi ja enamus naisi minust pikemad ei tee välja minust, mis pean käega hüppama ja vehkima. Suu vaata mina ka siin. Tean, et iseloom ka loeb, aga esmalt pead ju silma jääma. Soovitan omast käest ka BM-e. Koju pihku magama. Korrata mitu korda. Jah. Kas ta enda käest saab ka seda sooritada või peab tingimata sinu käsi olema? Vaba riik, valik on kodaniku enda teha. Võib-olla aitad ise hädast välja ja annad OB-le abikäe. Nagu juba vanad eestlased ütlesid, kättevõtmise asi. Jah, tuleb teha ikka midagi südamest omade kätega, et õnn majja tuleks. Tule nüüd maa peale. Su pikkus on sama palju sinu teha kui tänane ilm. Vaata endast lühemaid naisi siis. Perspektiivi küsimus, sest keskmise naise pikkus globaalses mõttes on 160 cm ja siin oleks sul juba kame on. Proovi mehi. Mehel on vaja kas palju raha, suurt emmi või olla naljakas. Ma sain oma naise olles naljakas. Mis on emm? Mõõdulint. Kui oled lühike, siis võta kohtingule kaal kaasa. Kui pikkus, mida sa kontrollida ei saa, ei meeldi, siis las ta astub kaalule. Kehakaal on see, mida kaaslane kontrollida saab. Kui viskab sekundiga 100-ni, siis tead ise, mis teha. Aga ära mine Tinderisse siis. Mine kohtu päris elus, aga samas unusta ka klubid ära. Mine tüüta naisi igal pool, täiesti suvalistes kohtades. Nad peavad lihtsalt sind lähedalt nuusutama ja kui hais meeldib, siis läheb kõnge. Ei ole ju keeruline protsess. Inimloom ongi nii lihtne. mahajataha.com, sealt saad, odavam kui Tinder ja klubi.